No nii, me oleme siin sõbraga nüüd majakeses, Kärdlas ja tulime ülakorrusele. Tähendab, sõbra lendas, ta esimest korda ei tulnud välja, siis ta kukkus, aga sõbra ei tunne midagi, seda on mänguasi. Ja teist korda tuli välja, nii et sõbra lendas ülesse ja mina tulin sellest pool redel, pool trepist. Ja miks ma siia tulin pool redel, pool trepist, sest ma mõtlesin, ma teen Hiiumaast väikese mõtiskluse. Et laevaga ma ei ole Hiiumaal, ma tahtsin öelda, ma pole kunagi laevaga Hiiumaal käinud, aga Vene ajal korra oli just kooli ekskursioonil. Siis käisime. Mis ma Vene ajal mäletan Hiiumaast seda, et kajakad olid seal, ma mäletan. Kajakad, jah. Kui laevaga tulime. Praamiga, mis asi siin käib, ma ei tea. Ma pole... Viimati jah, 80-ndatel on Hiiumaal vist käidud, jah. Laevaga. See on nagu ammu. Ja siis ma mäletan seda, et üks majakas oli ja siis me mäletan, et rääkisime seal majaka vahiga ja kas sinna üles saab minna, tema ütles, et saab. Ja siis ma hakkasin, kui ma oleksin teadnud, kuidas see üles minna käib, siis ma poleks seda küsinudki, sest see oli väga õudne, see oli redelid. Et üks redel oli ja kui see lõppes ära, see oli selline nagu poolik platvorm, kus sai vahetada järgmise redeli peale ja sealt uuesti järgmise redeli peale. Ja see oli selline tunne, et alla vaadata, siis see on väga õudne. Ja seepärast ma praegu tulin siia ülakorrusele ka, kus on siin on pool redel, pool trepp asi. Nagu, see on nagu laste tuba siin üleval. Kaks sellist magamisaset. Üks on siin, teine on siin teisel pool. Ja see all on 2 voodid, nagu nii, et kui on 2, ma ei tea, inimest, kellel on 2 last või 4 inimest, kes koos reisivad, siis on võiksid 4 siin majas lausa elada. Mina olen täitsa üksinda, nii et kaifin nagu seda maja natukene. Miks ma seda maja kaifin? Nojah, sest kui sa oled selline kodutu nagu mina, selline pool erinevates riikides elanud ja ma ei tea kõike, siis nagu see, et sul on nagu oma maja mingi hetk, see on nagu see on väga, väga eufooriline hetk, nagu võiks öelda, jah. Jah. Aga Hiiumaa on jumalasta veider koht, jumalasta veider. Mul on ikka lemmik, ma arvan, et Eesti linnadest lemmik on mul Kärdla ikkagi. Aga ta on veider. Kuradi ma veider. Seda mõttes veider, et ma olin täna Kärdlas, panin tähele mingid väiksed lapsed kõnnivad üksinda tänaval. Mul tuli meelde, ma Tallinnas, kui ma olin lapsena, eks ju. 80-ndatel käisin koolis, eks siis ma käisin ka üksinda tänaval muidugi. Aga ma ei tea, kas tänapäeval lapsed käivad enam üksinda tänaval. Nullindatel sai räägitud, et lapsed on alla käinud ja enam ei käi üksinda tänaval ja siis keegi ütles mulle, et ta ei julge saata oma last üksinda tänaval enam. Ja ma ei tea, kas praegu julge, vist veelgi vähem. Aga Hiiumaa täiesti pisikesed, on mingi 7 või midagi sellist. Rõudsid seal üksinda tänaval Kärdlas, nii et kui sellised lapsed lähevad, ma ei tea, kasvavad suureks, lähevad, ma ei tea, mõnda linna elama või lähevad ülikooli Tallinnasse või Tartusse, siis ma ei tea, punamüts ikka nende kõrval tegi ja hunt teeb neile kohe amps. Nad on lännu. Nad ei harju iialgi ära. Et vastupidi harjub, ma arvan, et tulla nagu rasketest oludest siia, eks ju. Või raskematest oludest siia. No, aga niimoodi, et Hiiumaalt minna kuskile. Ma ei tea. No Eesti linnad on veel enam-vähem, aga ma ei tea, minna Hiiumaalt kuskile, ma ei tea. Lääne-Euroopa suurlinn, no siis on kohe Amps ja Valma. Nii et jah, et see on selline idülliline paigake, ma ütleksin. Aga inimesi siin eriti ei ole. Ma pole kedagi näinud ka, et esimest korda vist on niimoodi, et ei, ma olen vist enne nagu ei tea, ma nagu tulen sealt siia, eks ju, ja kõik, kedagi nagu ei olnudki. Vaat. Jah. Aga see on super luks maja, see on super hea kohvimasin. Selle kohvimasini pärast ma arvan, ma tulen sealt teinekord veel. Sellepärast, et ma nagu seal on merele lähemal on kohti, kus saab ka olla ja kus saab olla toredam. Aga kus on esiteks A natuke kallim ja B, seal pole kohvimasinat ja see pole omaette maja. Nii et see mõned 100 meetrid võib rohkem kõndida, ma ütleksin selle peale, et sul on omaette maja. et kui seal on mingi hea diil on jälle kuskil bookingus või kuskil, siis ma tulen teinekord siia veel. See on nagu päris äge koht, ma ütleksin. Ma võiksin see kogu elu elada. Ma hea meelega elaksin kogu elu siin, miks ka mitte. Ega armas väike majak ja ühel inimesed ei saa sobiv. See saab süüa ka tegelikult teha, siin on toidu nõus ja pliit ja ma mõtlen, ma peaksin süüa tegema kuidagi.
Sõbraga, sina tahad süüa teha mulle? Ei taha süüa teha, me oleme toidu tegemisvastased. Käisime täna seal rannapaargu, siin on hästi palju kohvikuid ja restorane, mis on kõik kinni. Leidsime igasugused, mis on kinni, ma arvan, et nad on suvel lahti. Aga siis see Hiiumaa pruulikoja restoran lahti, seda hästi head õlut. Ja siis on lahti see mingi rannapaargu mingi koht oli ka, see oli ka lahti. Käisime seal söömas. Mina käisin sõbralik käinud sõbra ees. Ja vaat. Tean, ma üritan siin natuke õhtul tööd teha. Tööd või õppetööd. Ja siis homme lähen lennukiga tagasi. Põhjus ma tulin kõrvalt, et lennukiga sõita. Mulle meeldib see Nix või Nükseri lennuk. Sellega ma tulingi. See on põhipõhjus. Ma pean ikka vähemalt kord kuus lennukiga sõitma, eks. Liialdus. Tegelikult millal ma sõitsime viimati. Kui ma tulin sealt Barcelonast tagasi, siis oli jah, nii et ma ju mitu korda, ma pean ikka vähemalt mingi 3-4 korda kuus lennukiga sõitma tuleb. Õudne, kohutav. Aga hea, hea meel, tegelikult ei ole hea meel, ma pidin Hongkongi, ma olin broneerimas Hongkongi minekut ja ma olin 3 sekundi kaugusel, et klikkida, et jah, et ma lähen, et ma olin välja juba, ma sain Finnari see minek oli kõige odavamast turistiklassis muidugi 710 edasi tagasi, mõned päevad ette ostmise puhul on see hea hind. Muidu see kauem ette osta saab võib-olla isegi natuke paremini, ma jätkan nüüd veel alla. Ja siis mõtlesin, ma olen teenindale, elan Kai-Taki maandumisrajal. Ma olen pikali seal põrandal. Et ma elan seal Kai-Taki maandumisrajal. Sest see on nagu, ma olen koos on maandumisrada ja sinna on mingi hostel ehitatud. Ja seal on hästi odav, nii mõttes saad ka nagu omata toa, WC vanni toaga, eks ju. Ja kokku oleks mul nädal viibimist koos majutusega mingi circa 900. Mõtlesin, see on Hongkongi puhul täiesti tore. See saab olla nagu nädal aega selline kingitus, saab siia maailma parimaid toite. Hiiumaa toidud on väga head, aga sellised kodused head, ütleme niimoodi. Aga mis on Hongkongis, on ikka maailmaklassi gurmee, see on 1000 aastate vanune tsivilisatsioon ja Singapuri laksa ja Vietnami poo ja kõik need. Ja siis on seda nädalaga sellises olukorras, kus sõda ka ei ole. Sest see sõda ei ole teema kuskil Hongkongis ja Hiinas. See on teema ainult siin. Ja oleks seal. Ma viimasel hetkel mõtlesin, tulen ikka Kärdlasse. Vahet pole. See ongi, et tuleb inimestes natuke eralduda, et tuleb olla eraldi, et lähevad oma mingit poliitilist ja muidu jama siis ajagu, aga sina elad ikka oma eluna edasi. Ja tegelikult ma olen veendunud, et mingil ajal kaob see võõkhullus ära. Et enam varsti ei ole seda. Aga selleni läheb natukene võib-olla aega veel. Aga siis tihti ka sellise kataklüsmi või sellise pommina. Et see kuttaga üpris ruttu. Nii.